Nii, tere jälle, vol 2 tuleb nüüd. Tere! Et meie algul tegime siin oma koolitust, siis tuli spontaanselt üks töökene, sai vahepeal üks töökene ära tehtud. Ja nüüd jätkame siis oma lillelambi kursusega. Panen natukene allapoole, et oleks ilusti näha, mis me siin teeme. Ja siis on... nii, hakkame pihta. Nii. Võt niimoodi. Nüüd on siis kõik need kroonlehed meil siin valmis. Ja Merikesel on juba siin natukene proovitud, kuidas istub. Ja nüüd on siis see koht käes, kus on meil vaja neid, panen hindama ka siia poole, et hakkame siis oma lillekesi aluse külge sättima. Ma panen siia poole natuke. Tead sa isegi, vaata, kas siia mahub kuhugi. Tegelikult peaks vist siia poole niimoodi, et see on see. Jaa, sa pead, et sa ulatad seal paremini. Okay. Ai. Läksin sulaliimi külge. Seda juhtub ikka. Nii. On siin mingi sõlm sees, võtan selle sõlm ära. Suurem püstol on muidugi parem, väike on nii kerge, et see ei püsi üldse laua peal korralikult. Aga ei ole midagi. On nii nagu on. Ja oleme rahul sellega, mis on. Nii. Ja nüüd siis võtame oma need rõngakesed. Ja rõngastel on selline lugu, et vaata, kuidas pidi see sinna läheb. Siis on niimoodi, et algul teeme pealt. Selle osa leebime need kroonlehekesed. Leebime siis lihtsalt paneb, näiteks tõmbame, vaata kus see on. Nii. Jah, nii, väga hea. Siis võtad oma rõnga kätte võtta või mitte võtta. Et pane niimoodi, pane siia. Ühesõnaga pane siia niimoodi. Nii. Ja siis see soojeneb ja siis paned selle siia niimoodi peale, et ta katab, lihtsalt vaatad näpp ära ja kõrvetavad. Ja siis tuleb järgmine. See liim siit välja hakkab tulema. Varsti hakkab tulema. Sul peab nüüd natukene ootama, kuna... tuleb. Ma ei ole sellega kunagi. Jaa, pole hullu. Aga see on hästi tuline, see on keev liim põhimõtteliselt. Jah. Niimoodi, ma panen siis järgmised. Leebi peale ja vajuta lihtsalt, kui sa niimoodi lihtsalt kinni ja ongi kinni. Ja siis vaatan, et kui nad ei mahu muidu siin nii ära, siis sa võid ka täitsa neid kokku poole niikuinii sätimegi järjest neid. Ma ei tea, kas näha on ikka nii. Siis paned järgmise jälle. Nendest on aru hea ändliku võrke teha nendele unenäopüüdjatele. Nii, siis paned veel järgmise, pane võta niimoodi pealt. Et ta oleks sul ilusasti jääb nii, et üldse seda valget osa siit vahelt ei jää. Ma saan aru. Nii. Ma tegin natukene niimoodi, aga ei ole. See on see asi. Sest ega kunagi ei ole midagi valesti. Kõik on hästi. See liim on ja see jookseb niimoodi. Seda peab... Meil ei ennem üks osa sealt videost puudu. Ma vaatasin, kui ma üles panin, et siis mingi jupikene jäi puudu. Jupp jäi mingi 5 minuti sisse sellesse uude videosse. Aga ma ei hakka seda 5 minutit panema sinna ülesse. Et on nagu on ja nii ongi. Täitsa võid seda alumist osa siit natukene kogu poole panna, kui vaja. Voldi üksteise peale kas või.
et siis on hea. Ja siis jälle, kui sa, nüüd on vaja uut pulka. Kuna see on väike liimipüstol, siis ta saab maru appi. Kas läks kappi? Las ta olla siis. Et väiksed pulgad, siis tuleb neist kogu aeg juurde panna. Ma kallasin pistaga, selleks sahtlisse. Kas minul läks kuskile ära? Ei, ta lihtsalt saab otsa. Aga kus ta mul sulab ju? See sulab sinna sisse ju. Sulab sisse? Jaa, see oli liim. Sellest tulebki liim. Tähele üldse. Sellest tuleb liim. Selge, nüüd ma saan aru. Kus see liim tuleb? See on see tähelepanu, kuule, kus su tähelepanu on? Tee tööd, ole kohal, kui teed tööd. Tähelepanu on veel alles seal selles töös, mis sa tegid. Jaa, ja rändab ikka. Ja kus juures räägid tööst, tee tööselt. Jah, ise just õpetasid, kuidas ennast kokku koondada ja maandada ja siis... Ise olen kadunud. Jah. Nii. Ta kuivab küllalt ruttu ära, mul juba jõudis ära kuivada. Nüüd ma saan sellest liimipüstolist aru. Mõtledega muidu mina ei kuula väga kedagi teist. No jah. Et siis kui endal on vaja, siis saad kohe kogemuse. Hea. Jah. Nii. Ja kui näed juba, et hakkab otsa saama, siis lükkada kogu pulga sisse. Selge. Suurema liimipüssiga on see hea, et siis on see liim sul kogu aeg võtta. Et väiksemaga saab liiga ruttu tühjaks, aga no pole hullu. Saab jälle panna uue ja mis seal ikka. Täpselt nii ongi nagu on. Ja see esimene lamp mul ikkagi, ega siis ei ole nüüd, ei ole varem teinud ju. Ei tea, veits esimest korda. No ja ongi hea, siis ongi hea teistele nägemiseks, et esimest korda inimene teeb lampi ja tuleb esimese korra peale väga hästi välja juba, nii et see on selline asi, millega ei saa puusse panna. Mina arvan, et ei saa, sest ei ole keegi kunagi puusse panna. Siis on nii. Nii, aga sa nüüd selle sealt saad lõpuni, siis sa võid, kui tahad, võid ju, ma ei tea, teise kihiga panna, aga ma isegi mõtlen, et mul on neid siin veel, siis ma teise kihi jaoks vist lõikan. Korraks sinu käest siin käele, et kui sa tahad, et need jääksid tõesti selle ilusamalt, siis võib, ma lõikan enda siit väiksemaks ja ma laongi teise kihi ka neid siia peale. Nii et vaata, kui tekib tunne, siis teed samamoodi. Ja kui... No ja nüüd ma tean juba, mis teha ja mis kuju on. Sul ei ole... Mul ei ole praegu, ma ei tee praegu. Kas sa tahad mõnda? Üks tume, ma tahaks ühte tumedat. Võta üks tume, võta üks hele ka. Näed, mul on siis niimoodi. Ja siis panen siia ühe peale veel. Ühe veel poole. Nii. Mis sa siis tegid sellele kliendikesele? Ma tegin tänasele kliendile, tuli selline ootamatu klient mulle, kes rääkis, et ta ei saa oma, tal on mingisugused ideed, mingisugused soovid ja ta ei saa seda kuidagi nagu käima lükata. Ja tahab just kunagi tahtis ühte asja ja nüüd ei taha juba, ega ma õieti tast aru ei saanud, mida ta tahtis, aga mul tuli selline kanaldus, et tal on vaja õige osad tagasi tuua.
ja siis ma plahvatasin välja, et vingeosad toome tagasi sul ülemisest maailmast. no ja tegimegi selle väikse trummirännaku ja seda ma saan mitut moodi, ma olen teinud hingeosade tagasitoomist. Täna ma tegin niimoodi, et ma ise mängisin šamaanitrummi ja viisin inimese rännakule ja ta käis 3 maailma läbi, ülemaailm, keskmine maailm ja alumine maailm ja tõi oma unistustest, ideedest oma hingeosad tagasi. Ja tegin veel natukene midagi, et ennast ta koguks ja siia ja praegu kohale tooks. Ja selline väike tegu oli vahepeal. Ja nüüd vaatame, kas inimesel hakkab. Hakkab, ma tean. Hakkab, sest vaata, sa oled minuga ka teinud seda. Yeah. Ja mina ise olen ju ka teistega teinud samamoodi. Ja alati on näidanud. Nii, näitan nüüd seda tagumist poolt. See tundub siin praegust hästi suur, aga alati võib väiksema teha. Nii et põhimõtteliselt jääb see osa, Merikesel jääb siis niimoodi ülevalt poolt näha. Sealt temal on kellukese kujuline lamp ja minul jääb see siis siit niimoodi. Ja ma isegi võin selle lükata siia otsa enda oma. Sina ei saa, sest sul on alumiselt poolt ja sul on vaja see saada sealt teema. Nii, kuna siit läks natukene liiga paksult seda osa. Nii, ja minul sai selline. Ja nii, väga ilus. Ja sinul jääb ta teisipidi. Niipidi, jah. Sa saad neid ilusti alla võtta. Sellepärast, et teisele poole me hakkame seda lille õit tegema. Vaata, sul jääb õis alla, see jääb niipidi. Ja minul jääb vastupidi, minul jääb see nii, kuna mul on selline laualamp, mis on ülevalt poolt. Ma endal lükkan otsa, sina ei pea lükkama veel. Niimoodi, sest sul on paha teha, kui sul on sina hakkad üles poole panema. Mina hakkan nüüd siit niimoodi ja sina keera lihtsalt teisipidi. Ja sa hakkad ka laua peal, saab ka. Ma isegi vaatan, võib-olla ma tõesti, ei lasta olla siin. Ja põhiline on see, et pärast, kui sa seda õie paned sinna, et point on see, et ära ei tule, siis niisama, sellega keerataksegi pärast, aga selle ma keeran alles pärast siia, siis kui külge hakkad panema. Selge. Sest nüüd on siis see koht, kus me hakkame alumistest suurematest, et ma täitsa seisan püsti, sest ma muidu, kuna panin ka siia üles ja selle peale juba, et laua peal on parem teha, kui ta ongi tolle aluse peal, siis vaata, nüüd on nii, et samamoodi võtad oma selle ja siis hakkad, siit ääre poolt hakkad pihta. Võid ka niimoodi panna ja siis hakkad neid siia kleepima. Algul kleebid natukene nii väljapoole. Ühesõnaga, et ta katab niimoodi ära, vaat siit võib küll ääre peale liimi panna, et siis ei jää seda paberit sinna näha. Nii, vaatame ka. Ja võid pane korralikult, pane jälle see uus pulk sisse ja võid täitsa julgelt panna seda liimi. Ja siis jälle, samamoodi jälle paned järjest, muudkui hakkad oma neid siia kleepima. Saad näpuga vajutada kinni. Laua peal on väga hea. Ja vaata siis sealt, niimoodi, et pane rohkem liimi. Muidu ta läheb liiga, muudku aga pane. Ma annan järjest juurde ka vaja. Tead, ma võtan enda omaga siit pealt ära, sest mul on palju lihtsam on teha, kui ta on laua peal.
paremale vajutada. Nii, opa. Siis järgmisele paned natuke teisele katad peale ja suurema liimipüssi eelis on see, et see hulk ei saa nii ruttu otsa see liim. Ja siis ei pea kohe iga 5 minuti tagant vahetama seda. Ja ma olin väga kokkuhoidlik ja seetõttu ei jää see kinni. Just larista rahulikult, sest meil on neid pulki siin ostetud terve hunnik ja siis saab korralikult. Muidu ta tuleb lahti kasutades, siis on ka jama. Ja siis me hakkame minema nende kroonlehtedega niimoodi väljapoolt sissepoole. Iga kiht jälle natukene seestpoolt. Ja siis pärast, kui see lambikene on meil, see kuplikene on seal küljes, lambi küljes, siis saab veel sättida neid asju siin, mis vaja on ilusamini. Näiteks kui on vaja natukene kohevust juurde anda. On küll ilusti. Maru ruttu see liim sulab tõesti. Jaa, hästi ruttu. Aga võt, kui juba rohkem harjud selle liimi iseloomuga, siis on juba lihtsam. Ja esialgu ma kokkuhoidliku inimesena tahan hästi kokku hoida. Siis järsku võisad aru, kus ta kadus. Minu esimene rind tuli selline. Jaa, väga ilus. Tead, mida see mulle praegust hetkel meenutab? Seda kibuvitsõit. Jah, täpselt. Ja kui tahad, mõned võivadki ju, kui tahta kunagi kibuvitsa teemalist teha, siis teedki, panedki vähem, aga kibuvitsal on ju tihedamaid ja jälle selliseid natukene teistsugusemaid. Ootavad, nagu nad on suuremad, need on siis järgmine ring läheb mul sellega hopsti. Kui ma kunagi tegin neid unenäopüüdjaid, siis ma avastasin seda, et maru äge on teha sellega niimoodi vedab ühest kohast teise ära kuiva, et siis on nagu ämbliku võrt. Ja kastepiiskasid kõik asju saab teha. Järgmise ringiga. Jah, kõik võimalikke lampe on võimalik teha ju. Laelampi toorikud on ju ka olemas ilusad, aga ma sealt Valga sellest K-raudast ei saanud ilusaid neid. Sellepärast see, kes seal oli see teenindaja, ütles, et aga oi, meil on seal lampide soodusmüügid ja praegust on mingid viimased lambid ja ausalt öeldes need kõik, mis soodsamad olid, ma ostsin kõik ära oma kursust pead. Kui 70 eurti eestasin, ma ostsin lampe. Aga no mis sa teed, Rene? Valgust vaja. Ja
teha valgust. just, aga kodus oli näiteks Tartu K-raudas oli neid väelampe, mis olid sellise madalama selle asjaga, mis sinna vastu seda lage läheb. Ja selle madalamaga mulle meeldib rohkem, aga kui mingi kuramuse junn seal laes on, siis mulle ei meeldi. Inimene on pretensioonikas ka natuke. Valib. aga peab valima, vaata ei saa kõigega leppida. Ja kui on võimalik valida, siis tuleb valida. Nii saab ilmselt otse. Jaa. Need väiksed lähevad jah nagu suvesaiaga, aga kuule selleks meil nüüd ongi siin. Kui on vaja, siis on vaja. Nii. Nüüd ma tean, mis asjad need on, ega ma ei teadnud. Ja neid on värvilisi ka, et mõned lambreid, juukselambreid saab teha ka huvitava tuuninguga. Ja siis on peale ja kui on vaja teha mingid mustrid peale, glittrite, sellise glittri mustriga või mis mustriga. Ühesõnaga see pulk on siis niimoodi värviline ja glitritega. See on ka väga äge, aga see on tõesti niimoodi, et jõulukaunistuste tegemiseks on see glitritega päris armas. Teine ring sai valmis. Väga hea. Teine ring sai Jumala armas, eks ju. Nüüd ma teen kolmanda ringi ja siis saab, kui sa kolmandat, sul on täpselt õigesti. Mõtleda vaataja. Mõtle, mis meil on siis veel. Nii, aga mis siin on? See on ka sinu oma? See on minu omad, aga ilmselt ma ei vaja neid rohkem, sellepärast et ma ei tea, või ma panen neid rohkem või. Ma ei tea. Küll siis see vaatad, kui tuleb tahtmine, siis panengi. Ma panen vahelduseks siin seda. Ma nüüd vaatan natukene. Ma panen need olukorda. Ja need. Need ka. No võt, nii. Ja need on tumedamad. Okei, davai ma teen. Ja. Kas tuleb meile mingit vaimse teema juttu ka? Me tahtsime enne midagi veel rääkida siia jutuks vahepeale, et mis me siis kõik teeme siin ruumis on ju. Et meil on koolituste jaoks on üks suurem ruum, mida me saame kasutada. Ja kui on rohkem osalejaid, siis me teeme suures saalis nii-öelda. Seminariruum on selline. Aga muidu, mis me siis siin teeme? Mina näiteks teen reikiseansse teen, reikikoolitusi teen, siis ma kaarte panen, siis ma teen perekonstellatsioone, siis ma teen igasuguseid ressursitöid, millega saab siis kõiksugu teemad, mis on inimestel aktuaalsed. Näiteks, kui on näiteks küsimus selline, oletame, et küsimus on selline, et miks mu raha ei voola ja kus mu raha kinni on, siis saab ilusasti teha nii-öelda rahakonstellatsiooni ja saab vaadata, kust kohast tuleb teemadega tegeleda, saab anda asjadele koha, asjad lahti lasta ja siis ühesõnaga, kui on lahendatud ära teema, siis hakkab ju asi liikuma. Ja siis, mis ma veel teen? Muidugi ma panen erinevaid kaarte, aga mul on enda kaardid ka, mida ma olen ka mingisuguses selles videos näidanud, rääkinud, aga mul ei ole neid praegust juurde tellitud, et hetkel ei saa ma seda teha. Aga muidu ma hakkaks tegema ka täitsa päris enda kaardi koolitusi. Sest ma olen oma kaartidega, ma olen ka tarokatega tegelikult teinud igasugu ressursse ja värke. Aga mõtlesin, et seda ma võin ju teha.
Siis mis ma siis veel teen? Jumal, kohe tuleb kõik asjad meelde, mis ma teen. nii, sina räägi, jah. Mina räägin vahepeal, mis ma teen. Taroga ruunikukaardi koolitused, tarod ja ruunid koos. Siis teen oma mehega, teeme ruunikoolitusi. Siis mina teen veel kvantiteetat, eks ole. Siis teen 12 värvi meditatsioone. See on üks kvandi osa, et ma saan 12 eluenergia värvi. Kuna meie rakk koosneb 12 värvist, siis on, kui ma need värvid endale nagu oskan kanaldada nagu ja täituda nendest, siis minu tervis nagu tervis läheb paremaks korda. Just, tuleb sõnad meelde. Nii, et siis on kuidagi täistunne, terviklik tunne ja parem hingeosasid toon tagasi. Siis on veel kõrgema tahte 22 kiirt, mille meditatsiooni ma teen. Ja läbi selle on võimalik ka esivanemate mustreid parandada, tervendada, ise terveneda. Ja mida ma veel teen? Samaanirännakuid teeme mõlemad. Ja siis tantsurännakuid võime teha, kui on tahtjaid. Nii, siis on veel, mis siis veel on? Naiste meeste koolitusi, suhtekoolitusi. Naisenergiast, meesenergiast rohkem lähemalt rääkida, mis on naisenergia, mis on meesenergia. Me oleme hästi vales arusaamises selles, et kuidas ma oma naisenergiat päriselt nagu kasutan, et ma arvan, et paljud naised arvavad seda, et kui ma lähen nüüd naisenergiasse, siis jäävad talvel toad jäävad külmaks, eks ole. Ja ma ei tea, mis asjad veel jäävad tegemata ja see ei ole niimoodi, et see õige naisenergia, ülb naisenergia, see on ikka võimas värk. Praegu rohkem ei tule mul meelde. Räägi, jätka seda. Ürgnaisenergiast. Ürgnaisenergia. Ja vaata see samane, mis see naised, kes jooksevad huntidega, mingi sellist koolitust sa ju tegid ka. Ja seda ma juba promosin, rääkisin, et ma teen. See on ülilahe ja selline põnev koosluskäija. Jah, sest aga see hingeosade tagasitoomist ja mina ju teen ka neid, aga see on kõige põnevam see, et me teeme neid täiesti erinevalt. Merkesel on oma mingisugused tehnikad, mida tema kasutab ja need on täiesti erinevad minu tehnikatest. Et see teeb jälle asja teistmoodi ja selliseks, kes tahab katsetada. Et siis saab alati tulla ja valida, kelle juurde tulla tahab ja võib mõlema juures käia ja mõned koolitused me teeme koos. Ja siis meil oli ju siin mingi aeg oli see kongidega helirännak. Meil olid, need ei ole mitte kongid, vaid mees mul teeb kõlakettaid. Ta teeb ise, on vasest välja kopsinud sellised kõlakettad. Kongi moodi näevad nad välja. Aga see on teine kõla, teine heli ja see on hästi võimsad sellised kõlakettad, mis siis on juhendatud rännakut ma teen. Nendega tema mängib, mina teen juhendatud rännakut, kus on siis sisemaale oma rada, oma vägi, oma looming. Hästi põnev jälle. See on äge jah. Mõtle, kui juba see kõlaketaste hääl oli nii müstiline, et ma ju olin ka siin ja mees ka oli meil. Meil olid siis veel osalejaid oli meil. Veel oli. Aga lihtsalt, et see oli
see oli nii müstiline minu jaoks, vaata, kuna me ühe korra ju ka sinu juures kodus Veela tegi meile. Ja aga siis oli selline väike selline lühike tutvustada, aga nüüd, kui oli see põhjalik, see oli ikka tohutu võimas. No mina tahaks veel seda, sellel rännaku või mis seal siis ja iganes on, et mina tahan sellel veel osaleda, sest mulle nii jättis väga hea tunde, just nimelt. Tohutult hea tunde. No siis võiks selle plaan võtta. Ja siis on veel helikerad, mida ta on teinud terases. Vaata, ma võin isegi näidata korraks. Vaatame. Vaata. Ja, nii. Väga äge on, see on väga hea kõlaga ja Merike mängib praegust hästi tasakesi vaikselt, aga sellega saab palju tugevamini, sest väga hea. Ja minul on ka see endal kodus olemas. Ja väga, vahest on isegi niimoodi, võtke eriti kui sellised sompusilmad on. Ja siis ma olen täitsa võtnud, lähengi ja natuke aega kõrvistangi ja erinevaid, kui nüüd tahta, siis saab ju neid erinevaid täitsa lugusid. Ma tegin ühe, lihtsalt katsetasin ja sain ühe sellise nii ägeda loo. Et vaata, kuna ma nooti ei tunnega, siis üles ei saa kirjutada ja siis ma lihtsalt aeg-ajalt natukene mängin seda. Ja see koondab nii hästi kokku ja kuidagi ta viib tasakaalu, annab energiat. Hästi lahe. See mulle väga meeldib. Ütle, kui sa sinna hakkad keskele poole juba jõudma. Vaata palju sa, sest kui sa tahad teda ajada natukene veel kohemamaks, eks ju, siis panedki sinna peale järjest neid, et augu jätad lahti, aga paned peale ja ma kohe näitan kohe enda oma ka, ma panen sutsukese veel panen siin, sest ma seekord jätan pirnile rohkem ruumi. Näete, nii, mul on praegu selline, mul on lihtsalt rohkem pandud ja siis, kui tahta, et nad hoiaksid ennast rohkem ülesse poole, siis tuleb neid siit lihtsalt keskelt vedada natukene näppudega nagu kaussi. Nii. Ja siis kõige viimane ring tuleb siis need tolmukad. Nii. Kuidas sul on? Varsti on jälle liimipanek. Minul on vist küll rohkem olen neid liimi, ei ole vaja. Liimipulkasid kasutanud, kui. Ei tea, ma ei tea, mida Pane. Nüüd peabki olema. Sa pood. Ma tahtsin praegu ropendada. Õnneks ma sain pidama. Vahest kasutan vägisõnasid. Aga seda on vaja endast välja, see, mis tuleb enda sees. Kui sa tahad ropendada või midagi öelda halvasti, siis lase see endast välja, kui muidu ei saa, siis mine susista vetsu ja pane vesi peale. Anna selle sõna endasest vabaks. Muidu sa oled antud hetkel, sa salvest paned endale siia neelad alla endale. Ja siis ta jääb sul ikkagi nagu need seedimatud olukorrad jäävad sooltesse kinni ja sellest tuleb naistel ülekaal ja meestel samamoodi ülekaal. Ei ole vaja võtta ühtegi seedimatud olukorda ega välja ütlemata sõna enda sisse. Andke kõik välja. Mina olen õpetanud selliseid, teatud sellised hästi peened tädid olid, need olid Viimsis, kus ma tegin koolitust, sellist teenenduspäev oli
ja siis ma nagu vaatasin, et nad olid nii sellised noh, kõik oli nii hästi ja kõik oli nii hästi ja mul on kõik nii hästi, mul on nii palju ilus maja ja ilus mees ja palju lapsi ja kõik on autosid ja asju. Ühesõnaga, kas sa kunagi karjunud oled või vihastanud või midagi või? oi ei, et ei, see ei sobi või nagu midagi sellist ja lihtsalt tead, mine sõbrannaga metsa ja karjuge ennast tühjaks lihtsalt. jah, mitte jussita sees pidiselt ja siis. ärge jätke enda sisse seda alla neelatud tundeid, erinevaid lihatundeid. siis ei ole imestada, et pärast on kõrivähid ja muud sellised pahad pahalased külas. kõik need, mis tahavad välja tulla, need tulevad välja. mina kunagi, kui Tartus töötas, oli mul oli Tartus salong ja siis me tegime sõbrannaga ropendamispäevi. reaalselt. et me lihtsalt tegimegi ja nii palju nädalas korra oli, noh, ei tea, kas ta nii tihti oli või ei olnud, ma praegu lihtsalt ütlesin umbes. me tegimegi lihtsalt, et täna me teeme ropendamispäeva. ja siis me lihtsalt, meil oli väga turvaline seltskond, mingi saun või asi oli ees. tegime sellise ropendamispäeva, saime endast välja ropendada kõik. nii. nüüd mul on niimoodi. nii, kas sa tahad veel panna tihedamaks minna või ei taha tihedamaks minna? kas sa tahad sinna panna sellise sul on seesama suur pirn ja kui kindlasti, mida me ütleme seda, et kui pirne kasutate, siis hõõgpirni ärge kasutage, sellepärast et tegemist on ikkagi paberiga, eks ju. ja LED-pirnid ei lähe kuumaks ja LED-pirniga ei ole seda ohtu, et ühelt maalt jätate selle lambi sinna üksi ja siis lõpuks on niimoodi, et ei ole enam elamist ega midagi. et noh, see põlemise ohtu, et hõõglampi, hõõgpirni ei kasuta. nii, ma sain nendest enne puruks rebitud sinistest tegin pooleks ja ma panen need siia väikesed. ja väga hea. nii, mina näitan teile vahepeal. ei, ma panen ühe veel, siis ma näitan ennast. vaatasin, et mul täpselt üks siia tahab minna ja ma panen selle ühe, lõikan natukene lühemaks, sest mul on vaja seda. selline nii-öelda netikoolitus on, eks ta ikka võtab ju aega ja seda on ka vaja teha. sest muidu on seal, noh, näiteks Pinterestis ka on nii kiiruse peale pandud ja ma ei oska veel panna muidugi, aga võiks ju ka panna mingi osa, kui ma õpin. ja et siis panedki niimoodi kiirenduse peale ja muusika tagataustaks ja mitte midagi ei räägi näiteks. et selliseid asju saab ju teha ka, aga lihtsalt, et kui te näete ja vaatate, kui pikk see meil see lille need loengud siin tulid. et pluss veel natukene seda arvestada juurde, et kui me neid siin niimoodi kroonlehtesid tegime, et siis me ju kõike seda osa ju ei näidanud teile. nii, mina sain nüüd lille osa sain täitsa valmis, mitte päris. ja ilus. vaata, on ju väga ilus, päris äge ju, minu arust ka. ja kuna mul on seal kodus need samased värvitoonid, et siis ma mõtlesin, et ma teen ja mingi aeg ma teen siis meile siia ka, ma lubasin teha need oksalambid, et okste peale, et võtsin, koorisin ära männioksad ja panin kuivama, kooritud, kuivatatud, et muidu liim ei hakka ju selle samuse peale, kui on kaubaga ja märja peale ei taha ju liim hakata külge. ja siis ma
teen väikesed sellised õunapuu õiekesed, teen neid öösel, istavad hästi palju valmis ja siis pärast on aega neid sinna kleepida. Ja siis saab vaadata mingisuguse süsteemi. Ma tahtsin, et oleks ilus selline, nii nagu vanasti olid, et meil siia selle ruumiga sobib hästi. On mitte tavalise valge juhtmega, vaid see kangaga kaetud juhe, mis oli. See oli väga äge, selline vanaaegne, maru lahe. Ja siis ma selle süsteemid ostan ja paneme siis siia ilusad lambid. Ja siis saame teile teha ühe sellise väikese videosutsu. On ju lahe? Nii. Kas tahad ajada veel rohkem puhvi või ei taha? Katseta, kui ta nüüd on nii allapoole. Vaata nüüd, kuidas ta seal on, et kas tahaksid või ei tahaks. Vist natukene paneks veel neid. Jah, no pane siis veel. Nii eledaid ja vist. näed, täitsa võid, vaata samasuguseid väiksemaid on mul siin selliseid ja selliseid eledaid. Nii et kasuta neid ja kasuta jah. Sest neid samuseid toone sul seal on ennem ka juba. Nüüd siit saab ühe väiksema ka veel sinna kuskile. Nii. Ja siis kõige viimasena siis tulevad need tolmukate osa. Aga viimase ringi paned siis neid tolmukaid. Et siis ma lihtsalt panen siia natukene rohkem kui natukene. Panen seda ja siis tuleb neid natukene siit kokku poole ajada ja siis hakata järjest hakata kleepima. Ja see on hea tugev paber, vaata. Ja see jääb hästi. On jah, ta jääb sinna, annab seda kohevust juurde ja pärast saab veel sättida ja ajada kohevamaks. Nii. Ja siis järgmise osa siit. Panen jälle liimi jälle ja siis võlgin neid siia peale. Hopsti. Vahepeal kerin seda liimi. Nii, vahepeal natukene vaikust ka. Nii, väga hästi. Mul otsas jälle mõtlen. Oota, ma annan sulle. Siis sa ei pea upitama nii hullusti välja. Võta. Nii palju kui vaja. Sa paned juba kroone? Jaa, ma panen juba tolmukaid. Jah, lihtsalt see viimane ring siis tolmukaid. Ma näitan sulle ka siis uuesti, kuidas sa siis neid tolmukaid panna saad. Nii. Ja siis kui pärast on lambi küles, siis saab juba tõmmata. Ja vaata, kuidas sul tundub. Tahab veel panna või on ilus? Juba on hea, suure pilni jaoks on isegi hea, kui vaata, kuidas tundub. No. Nii, ma jätan ta niimoodi. Ei jäta niimoodi. Võid jätta küll, aga ma juba nägin seda näost ära, et ilus ka kui on. Ma nüüd katsun nüüd siit läbi suruda, sest vaata selle asjaga siin on läinud see nii suurusavalt, sellepärast oligi, olekski olnud hea, kui see auk oleks olgu suurem olnud, aga siis pole midagi. Ja siis tuleb natukene siin lõigata.
paremaks, kus ma nüüd on? Ahah, sealpool on, kohe vaatan. Nii, seda auku mul nüüd natukene siin suuremaks vaja. Nii, tolmukad on sees. Tolmukaid saab pärast siis tõmmata siia natukene rohkem ajada puhevile. No näis, vaatame, kas ma saan hakkama sellega või ei saa. Saan ikka, alati saab. Nii, et vaadake nüüd, siis on see koht, kus on meie vigadest jaopida või minu veast. Eks näis, kui see keskmine paberi osa läheb siit liiga selga tuleb, siis ei pruugi siit läbi minna, aga noh, peab minema. See on nüüd see koht, kus see paber on nii palju siin seljas, et ei taha läbi minna. Aga ma vaatan, peab saama. Mina olen jätnud selle augu vabaks. Jah, sul on jah, väga tark. Ja vaata, kui huvitav, sina teed esimest korda, on ju. Mina olen ennem ka teinud ja mul on öeldud see, et kui ma tihti peale, noh, mul on esimest korda palju asju olnud, et ma olen teinud, keegid mänginud ja niimoodi. Ja siis oleks, see on algaja õnn. Ja, ei, see on tarkus. See on intuitsioon. See on see maagi energia. Jah. Jah, see ongi see sama. Lihtne, nii. Nüüd on minu tolmukad. Ja, nüüd on sinu tolmukad. Ma panen nad niimoodi. Hakka siit järjest, ja hakka sealt järjest muudkoga liimima. Ja siis ma isegi, kui sa lähed, siis sa võid isegi seda natukene niimoodi. Ma panen tervele sellele liine ära. Ei õpikaupa muidu kuivab ära. Tee mingi osa, siis sa saad vaba. Ega see liim ka. Liim tahab väga ruttu kuivada. Ma katsun lihtsalt siia otsa keerata seda ja teate, mul isegi vist õnnestub. No näed, üks osa on juba läinud sisse ilusti. Oh, väga hea. Lihtsalt keerasin selle siia. Ja võtan oma rõngakese. Keeran selle, näete, siis ma võtan selle osa ja keerame selle lihtsalt siia peale. Ja see jääb ilusasti, see tulemus jääb ilusasti, et need ääred seal katab, see rõnga osa katab ära, sa võid need panna sinna, et ta katab seal teise osa ära, sest niikuinii, kui sa keerad selle peale. Kohe näitan, näed. Oota, ma ei saa näe. Ja. Okay. No näete, ja nüüd on niimoodi, et see rõngas on siia peale keeratud ja see fikseerib selle lambi täielikult ära. Ja nüüd on see koht, kus kui ma tahan, siis ma keeran natukene neid osasid allapoole. Näiteks nii. Nii. Siit saab sättida natukene, lükata ülesse poole. Siis paneme pirni sisse kohe varsti, siis me saame näidata. Erikeselt suts läheb aega, aga on ka juba peaaegu kõik on olemas. Kõik on osa tolmutud ära saada. Ei pane liimi peale, topelt. Arvad? Ja. Muidugi liimi. Mul see otse endaga siis valenduse kokku hoidite. Olgu. Pane uus. Juskis oli mingi hästi soodukaga neid liimipüstoleid oli müüga 2,99 liimipüstol, muidu on ikka 6 ja 7 ja rohkem. Ja siis muidugi ma kohe mõtlesin, et ohoo, jah, äge, ostan neid palju ja pulgad olid ka vist ainult 1 sentidega või. Ja ostsin parasjagu, et jätkuks nendele kursustele, et kõik, kes tulevad, saavad oma valmistatud püstolid ja teiste käest laenu.
mul on väikse sokliga see laualambikene. nii, mina sain valmis. Väga hea. Mina sain valmis ja nüüd see liim. Ega me võime selle, oota, vaatame, ega põhimõtteliselt meil ei ole rohkem vaja seda. Siis võta ära, pane kinni ja vaatan, see meil on. Ja saab seda säästa veel seda liini, on ju? Ja ma võtan ära. Ma saan ka. Selle kinni. Ta tahab natuke kuivamist ka või? Minu oma. Näete, kui armas. Jumala lahe. Ja siis lükkaga sinna otsa ja pruugi kinni ja nii ongi. Sest vaata, see osa jääb ka ilusasti siia selle taha. Niimoodi, et jääb, tulemus jääb ilus puhas. Mine, lükkaga, kui sa tahad. Mõju kinni. Ja natuke, vaata, kui vaja on siis keera. Väga hea. Nii, ja näed, sellega pruugid kinni. Siis neid. Ja kui sa tahad, sa võid ju veel nii teha, et kui tahad, aga ei pea tahtma. Siia peale võid veel panna, aga sa võid ka näiteks natukene neid sättida. Issand, kumb pidi ta käib nüüd? Nii pidi. Ja, kui ta läheb. Nii pidi, siis ta jääb hoidma ilusti. Nii. Aga ega me teeme küll, Merike saab ka keeratud ja saab selle pirni sisse. Ega me teeme teile veel sellise, näed. Kui ta läkski? Muidugi läheb. Issake. Ja ta jääb ilus, see tulemus jääb ilus puhas. Jumal küll. Hästi armas. Vaata, kas saad näidata kaamerasse? No näete. Nii. Vaadake ka vahva. Ja sinna läheb pirn sisse ja see on niivõrd lahe selline meeleolukas lamp ja sul on suurem pirn ka ja võib ka täitsa panna selle suure sellega pirni, sest need pirnidel on, nad ei ole ju, ei tea kui kanged, eks ju. Sinna poole. Nii. Ja siis me teeme teile katsetuse. No, vaata kuidas saab. Nii. Ja siis proovime. Paneme siis oma lampikese. Oota, see on liimipüstol. Sul oli kuldselt värvi juhe. Ma mõtlesin ka, et huvitav, kuidas kuldsel lambil saab olla selline musta värvi juhe taga. Aga näed, ei, kõik on hästi. Nii, ja nüüd paneme siis põlema. Vau, ilus, kuule. Vaata, ja tead, ma täitsa ka näitan. Allpoole, teine ülespoole. Näete, ma näitan teile. Vaata, kas nii on näha või? Kas sa näed, et on nii? Oota, nii ma vaatan. Tõstan ülespoole. Nii on näha. Nüüd on minu oma näha, aga sinu oma ja, ei, ma tahtsingi, et ülespoole. Ütle veel. Jaa, natuke võib, jaa, nüüd on näha. Nii, väga ilusti. Ja siis minu oma on siin. Ja näita allapoole. Nii, ma näitan nii ka. Ja niimoodi. Vot nii. Ja neid aluseid, kui tahame, võime tuunida, kui ei taha, ei pea tuunima. Võib värvida, võib siin alla midagi. On ju mega ilus ju. Nii et selle vaatan kohe, kuidas selle samuse pildiga me siis lõpetame siin selle lillelambi kursusekese ja siis paneme selle teile sinna ülesse vaatamiseks. Tulge järgmine kord kohale. No võt, eks me ise ka paneme juba varakumalt oma reklaamid üles, et siis on hästi. Ja Lukemõisas on meil siis järgmine, kas teil teisipäev, kolmapäev, Lukemõisa lehe pealt saab vaadata, et Lukemõisas on ka lambi koolitus, et kes tahab tulla, tuleb Lukemõisa sinna käsitöökotta, lambi töötuppa ja siis on võimalik teha ka laualampi või seinalampi või laelampi, et saate täitsa valida, kes mida tahab. Aga jah, mega armas. Tead, pane korraks see sulgedega lamp kinni ja vaatame ainult seda meie lampid, kui on, kuidas, väga ilus. Ma panen suure lambi ka ära. No pane, ja siis on näha, kuidas, no vaadake nüüd.
jah, ja isegi selle video peale ei jäägi üldse nii ilus, kui tegelikult ma näitan siin oma kaasas, vaata, need jäävad, lambid jäävad väga helendama, vaata, kas, näete. Mine kaugemale, vaata kaugemalt Vaatame. natukene. Jaa, kaugemalt. Nii. Aga ta on. Väga hea, nüüd on seal altpoolt ka näha eest. Kuule, sul saab timmida seda lampi ju. Saab, kuidas? No sa ise tõmbasid ülesse poole ju. No ma tõmbasin niimoodi. Okei. Mõtlesin, et saab timmida. Mul on ka mingi selline laualamp, millele ma pean tegema peale arvatavasti, sest muidu pirn jääb liiga silma kumama. No ta jääb, jah. Ja neid on olemas sellised LED-pirnid veel, mis on sellise õõglambi moega. Mul kodus on ju tollega tehtud, et kui te tahate sellest soojemat ja kollakamat valgust. Nii, vaata nüüd sinu oma on hästi näha. Jah. Kui ta ei põle. Jah, Nii. just. Ja pane nüüd see põlema ja ma panen enda oma. Jaa. Nii, on näha. Oota, ma annan sulle natuke valgust. Vot nii on näha. Vot nii, jah. Vot nii. On äge. Nii, et meie oleme väga oma tulemustega rahul. Me oleme väga rahul. Ja siis on niimoodi, et tšau, olete oodatud meie toredasse teraapiatuppa. Nii, Merike on seal. Nii, nii äge. Nii.